Otepää gümnaasiumi 9. kuni 11. klasside noortel on au kohtuda meie peaministri Taavi Rõivasega, kes annab meile ühe ühiskonnaõpetuse tunni. Vaatame, milline näeb välja meie peaministri kohtumine koolinoortega. Otepää gümnaasium on oma koolipere poolt armastatud tänu eri osapoolte heale koostööle hubases keskkonnas, kus märgatakse ja aidatakse abivajajaid, kuid mis teeb teie silmade läbi ühest koolist hea kooli? Arvan, et koolis on kindlasti ühelt poolt loomulikult see, et kui heal tasemel on õppetöö ja kui huvitavaks õpetajad ained teevad. Aga teiselt poolt kindlasti vähemalt sama oluline on ka see, et sul oleks koolis hea ja turvaline ja mõnus olla. Ehk siis see kõige laiemalt võttes kooli aura. Ja kindlasti nii palju, kui mina olen siin Otepääl koolis käinud, ma võin öelda, et mul on küll jäänud mulje, et aura on siin igati hea. Aasta algul ilmus sotsiaalmeedias uudis, kus te mõistate poliitpropaganda koolides ühemõtteliselt hukka. Kust jookseb teie jaoks piir propaganda ja õpilastega hariva kohtumise vahel? No ma arvan, et see on tegelikult päris lihtne, et kui keegi tuleb kooli ütlema, et vaadake, te peate ilmtingimata oma maailmavaate selliseks kujundama või et te peate ilmtingimata seda või teist erakonda või valimisliitu valima, siis see on asi, mida koolis tegema ei peaks. Aga see, kui ka need inimesed, kes omavalitsust juhivad, kes riiki juhivad, räägivad õpilastega elust, räägivad olulistest teemadest, räägivad oma kogemusest, kuidas mingi teemani jõuda, siis see, ma arvan, on selline asi, mida tuleb teha ja tuleb ka kohtuda ikkagi võimalikult erinevate inimestega, võimalikult erinevate ka riigijuhtidega, et saada nagu terviklikum pilt. Ja eks õpilastel on oma see maailmavaade kujunemas, aga samas nad on ikkagi piisavalt targad inimesed, et teha vahet sellel, kui nendega räägitakse avatult nagu partneriga, mõtiskletakse ühiselt teemadel või siis kui tullakse sellise otse lauspropagandaga, mida võib teha kuskil linnas platsi peal, aga mitte päris koolis. Millised on need tuleviku erialad, mida te noortel täna õppida soovitate? No ma arvan, et kui mõelda selle peale, et millisel erialal Eestis päris kindlasti kohe tasuva töö leiab, siis on need kindlasti tervishoid. Arstiks õppides muidugi ma tean oma sõprade pealt, et arstiks õppida on palju raskem kui majandust õppida, mida mina õppisin. See on keeruline eriala, aga kui ikkagi arstikutse kätte saada, siis arstide järgi on Eestis tugev puudus ja palgatase on ikkagi oluliselt kõrgem, mitmekordselt kõrgem kui Eesti keskmine. Kindlasti on hea eriala ka infotehnoloogia. Eestis on, ütleme, need, kes nominaalajaga lõpetavad infotehnoloogia, neid on ikkagi väga vähe ja paraku seetõttu just, et nad kutsutakse juba 2.-3. kursusel tasuvale tööle. Aga hea on ikkagi see, et nad lõpuks siis suudavad kooli kõrvalt selle eriala ära lõpetada. Aga kui mul üldse on üks nagu nõu anda noortele inimestele nagu eriala valiku mõttes, siis ma annaks sellise nõu, et valige see eriala, mis endale tundub põnev, et see oleks küll väga nagu narr, kui peaks ülikoolis käima niimoodi nagu sunniviisiliselt, et tegelikult eriala üldse ei meeldi ja lähed selle pärast, et keegi soovitas, et see ei ole nagu lõpuni õige. Tuleb teha seda asja, mis meeldib, saada sellel alal võimalikult heaks ja siis on võimalik ükskõik mis valdkonnas edu saavutada. Aga miks peaks peaministri hinnangul üks noor õppima tänapäeval majandust? No, ma arvan, et majandus on üks selliseid erialasid, mida on huvitav õppida ja mis annab võimalikult laia silmaringi. Mina olen töötanud päris mitmel erineval ametil. Ma olen töötanud poliitikas, ma olen töötanud IT-ettevõttes ja ükski nendest ei ole nagu kitsalt võttes erialane töö majandustaustaga inimesele. Aga majandusteadmisest on kasu olnud päris kindlasti peaministri ametis, päris kindlasti sotsiaalministri ametis, ka Riigikogus. Nii et ta on selline kindlasti üks kõige laiema profiiliga ja laia silmaringi ka erialasid, nagu ka näiteks juura. Ühiskonnas on tihti üleval teema, kus käsitletakse laste ülekoormamist juba enne täiskasvanuika jõudmist. Suure koolikoormuse tõttu on laste tööpäevad tunduvalt pikemad kui täiskasvanutamad. Kuidas suhtute teie kooliealiste noorte töökoormusesse? No tuleb leida tasakaal, jah, eks ma vaatan, et isegi juba enne kooli tegelikult, kui
ka minu enda tütar on endale tundnud huvi nagu erinevate ringide vastu ja kui me oleme need ringid ja ajad kõik kokku löönud, siis isegi tal lasteaiaealisena on juba ikkagi päris pikad päevad, kus pärast on ikkagi päris väsinud olla, et ma arvan, et eks siin on õpilaste endi ja vanemate koostöös vaja leida mingi mõistlik tasakaal, et sunniviisilist programmi kindlasti ei peaks olema nii, et iga päev oled täiesti rampväsinuna kodus, et siis kokkuvõttes kannatab ka see nagu omandamine või enam ei jõua kõike nagu haarata. No, minu kogemus väga pikkade tööpäevadega, ma võin öelda, et mul tõesti on väga pikad tööpäevad. Minu kogemus, kuidas nendega paremini toime tulla, on see, et tuleb vahepeal vaimse töö kõrvale ka sporti teha. See kindlasti aitab. Täna annate te üle ka auhindu maakonna parimatele ettevõtetele. Millised firmad saavad täna premeeritud ja millega on need oma auhinnalise tähelepanu pälvinud? Konkreetseid firmasid ma ei saa veel öelda, sest need on saladused ja ma ei saa siin enne ajakirjanikele kõike välja rääkida, aga nad on olnud sellised silmapaistvad tegijad, kas on suutnud hästi eksportida, kas on suutnud teha nutikaid lahendusi. Ma külastan täna ühte Otepää piirkonna ettevõtet UPN10, kes on kogu Eestis paistnud silma oma selliste innovatiivsete ja edukate lahenduste poolest, et mul on alati suur hea meel, kui ma saan näha ettevõtteid, mis teevad midagi ägedamalt kui teised. Selleks korraks on meie kohtumine peaministriga lõppenud. Küllap nii mõnedki said täna palju teadmisi juurde ja panid erinevaid mõtteid kõrva taha.